et su palk oli mingi 1100 kuni 1300 euri kätte, on ju. Ja nagu ma aru saan, siis sa ei ole kasvanud mingisuguse isa raha peale üles, et see oligi nagu siuke seis, sa elasid üürikorteris ja palk oli siuke, et ja praegu nagu vaadates sinu neid numbreid, mida sa seal enda blogis väga nagu avalikult näitad, on ju, et see on kindlasti hästi paljudele inspiratsiooniks, aga kui nüüd võtta see sama olukord tagasi, et ütleme ongi keskmine eestlane, kelle palk on siiamaani 8 aastat hiljem võib-olla see sama 1300, on ju, siis ta lihtsalt ei kujuta ette, et kuidas ma peaks nüüd hakkama, ma ei tea, kas siit mingi säästma või investeerima, see tundub nagu niivõrd suur samm, on ju, et millest sa alustasid? Tead, see algaski niimoodi, ma siiamaani soovitan ka, et ma ikkagi, ma mõni kuu näiteks ostan aktsiaid või mõne tehingu teen nii, et ma ostan näiteks 30 euro eest. Ma võiks osta ju palju suuremate rahadest, sest mul on nagu rohkem raha, on ju, aga mind see pidev tegutsemine nagu hoiab kuidagi selles maailmas, et ma saan aru, et ma kogu aeg nagu tegutsen. Et see hoiab mind niimoodi hästi, hästi palju liikumas. Kui ma nüüd mõtlen, jah, ma alustasin seal mingisuguse 1000 palga juures, ma hakkasingi vaatama reaalselt, et kuhu mu raha läheb, miks ta läheb mingitesse kohtadesse, kuhu ta ei peaks minema, kust ma võiks natukene maha tõmmata ja pigem nagu hakata investeerima. Ja need esimesed tulemused, minu meelest see alustamine on nagu ülilihtne, sest kui sa enne pole teinud mitte midagi ja nüüd alustad, siis need tulemused tulevad nii kiirelt. Ma toongi tihti oma esinemistel ka, toon sellise trenni paralleeli, et kui sa lähed trenni, siis need esimesed kuud on minu meelest kõige motiveerimad, sest sa reaalselt näed kogu aeg muutust, sa kaotad kaalu või kasvad või mida iganes või saad kiiremaks, mis sa teha tahad, on ju. Edasi läheb raskeks. Siis kui sa hakkad seal juba mitu aastat hiljem hakkad timmima oma mingit nagu sajandik sekundit aega paremaks või ma ei tea, et viskaks oda kaugemale veel 7 sentimeetrit või vaat siis läheb nagu tegelikult raskeks. Et see alustamine sellise tonni või tonn 300 juures, kui sina tõid see näite, et see inimene, kes on 8 aastat nüüd samamoodi elanud, on ju, selle palk on ka sama, siis miks paljudel on raske alustada, ongi see, et enne on võetud juba mingid laenud, liisingud, kohustused, et sa oled oma selle elustandardi kuhugi maale juba nagu ära tõstnud. Ja sealt alla tulla on raske. Minul ei olegi olnud, ma ei ole elanud, ma ei tea, suures majas või pole olnud kallist autot, et mu see standard on suhteliselt nagu madal olnud. Ja mul on väga lihtne, et täna ma olen väga rõõmus, kui mul toimub elus mingi kvaliteedi hüpe, sest see on minu jaoks nii hinnatud. Ma näen, ma ise töötasin selle nimel, ma oskan seda nagu väga kõrgelt hinnata. Aga ma elasingi, ma olin 18 ruutmeetris üürikorteris. Et kui ma täna ütlen kellelegi, kes elab, ma ei tea, 3 või 4 toalises või ridakas või kuskil ütlen, kuule, mina nüüd paariks aastaks 18 ruutmeetri peale, on ju. Ega ei taha. No ega ikka ei lähe, ja ma saan sellest aru, seda ongi väga raske teha, aga võib-olla annab siis natuke vähem kuskilt midagi nii-öelda nagu downgrade'ida, et sa saaksid selle esimese kütuse, et võib-olla 5 aasta pärast sa elad juba nagu veel suuremas kohas või oma unistuste riigis või kus iganes, et see sinu vaenlane on ikka see, su harjumus, et see, et sa oled millegi harjunud juba ära. Ja väga raske on sealt endal seda ise nagu endale ära keelata, mentaalselt üliraske. Ja. See sama põhimõte, et enne kui läheb paremaks, peab minema ikkagi veits sitemaks või nagu me rääkisime, et see siuke nii-öelda äärmuslik nii-öelda põhjas ära käimine on ju. Aga see on tõsi, et ma ei tea, kas sul lapsi on? No kuna sa ei küsinud, siis räägi edasi. Ma küsin, kas on? Ei, isegi, seda on ka küsitud tihti ja igast asju on küsitud. Ma mõtlen ja vaata, nagu sa ütlesid nende laenude ja ridakas elamisega, et inimene on tihtipeale ennast, ma nimetan seda nurka värvimiseks, on ju, et ta on nagu niivõrd kinni pannud ennast, on ju, et kui sa oled näiteks vallaline tüüp, sa oled 30, su palk on tonn 300, on ju, pane lihtsalt hambad risti ja kannata 5 aastat, on ju, et see on nagu arusaadav. Aga kui sa oled näiteks, on ju, 40, sul on 2 last, sa, inimesed juba sõltuvad sinust, on ju, ja sa ikkagi tuled otsaga kokku, mis on enamus eestlaste igapäev, on ju, siis on nagu väga keeruline ette kujutada, et kus sa nüüd hakkad kokku tõmbama või kuidas sa nagu lähened sellele? Ma olen nõus ja kui mult küsitakse ka laste või mis iganes asjade kohta või öeldakse, et näiteks, aga näed, mul ju pole suvilat või pole 3 autot üleval pidada, on ju, siis ma olengi see ka nõus, et jah, et ma ei pea 3 suvilat üleval, aga ka need suvilad või lapsed on täiesti nii-öelda taandatavad numbrid Excelisse ka. Et sa enam tead, mis su laste peale kulub. Okei, siis sa vaatadki, et need on nagu sinu kulud, kus sa ei saa maha võtta, siis sa pead leidma mingisuguse muu koha, kus lihtsalt saab seda teha. Et igal inimesel on võimalus, muidugi ei saa ju nii öelda, et kui ma olin 30, mul oli palju vähem kulusid. Muidugi, ma sain hakata väga radikaalselt nagu tegelema, väga kiiresti liikuda,
aga noh, kujuta ette, kuhu me üldse jõuaks, kui ma hakkaks ka võrdlema, ma läheks täna trenni, on ju, ja siis vaatan, et seal mingi vend nagu tõstab, noh, ta kaalub must 3 korda rohkem, tõstab kangi palju rohkem või ta on minust noorem ja jookseb palju kiiremini ja siis ma hakkan mõtlema, et nojah, kurat, et mina ei saa kunagi nii kiireks jookseks, sest ma saan 40, on ju, see vend on kõrval 20. No aga sa ei saa võrrelda kuradi, noh, kartuleid ja apelsine. On ju, et kui sa oled see 2 lapsega seal ridakas, kellel on suvila ja ma ei tea, mis asjad, on ju, siis sa pead hakkama, noh, sinu nullpunkt oled sina, mitte mina või keegi teine, on ju. Et sa pead ise endast hakkama vaatama, et kas sul on kohti, kust kokku hoida, kas sul on aega, kus teha rohkem tööd, kas sul on mõni hobi, mis võiks sulle ka raha sisse tuua või mida saaks teistel õpetada või ma ei tea, loed 3 raamatut läbi ühes vallas, sa oled juba targem kui 90% nagu inimestest, on ju, võid kedagi mentortada või noh, sina oled iseenda nullpunkt. Et mina alati väldin neid küsimusi, et noh, et kas mul või mis kulud mul on või kus on ju, sest noh, 2 ühesugust inimest ei ole. Et minul taust on ühesugune, sinul on teistsugune, sa pead minult saama motivatsiooni, aga mitte nagu võrdlust. Esu.